Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere, armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja aeg on hakata elu nautima. Täna üsnagi sportlikult, sest kõigepealt olen ma tulnud kingitus.ee müügipunkti, kuna ma olen saanud ühe väga toreda kingitus.ee kinkekaardi ja soovin teada, kuidas ma selle lunastada saan ja mida siit veel üldse leida võib. Mina olen saanud sellise toreda kinkekaardi teilt. Mis ma sellega nüüd edasi tegema pean? Iga kaardi peal on siis kõik info olemas, mis selle kaardi eest saab ja on ka teenusepakkuja andmed ja siis tuleb pöörduda teenusepakkuja poole, olenevalt elamusest siis, kas panna endale aeg kinni või siis minna teenusepakkuja juurde kohale. Meie missioon siin on pakkuda elamusi, täita inimeste unistusi, luua häid mälestusi ja selleks, et me saaksime seda teha, on meil üle 1000 elamuse, kus siis on nii langevarjuhüppeid, spa-pakette, põgenemistubasid, söögi- ja joogikoolitusi näiteks. Et valik on väga lai ja igaüks kindlasti leiab endale midagi. Aga mida sina soovitaksid just? Mina soovitaksin ühte meie kõige ägedamatest elamustest kindlasti pimeõhtusööki, mis siis õhtusöök pilkases pimeduses on grupiüritus, on täiesti pime ruum, silmaklappe ei kasutata, vaid ruum ise on täiesti pime ja seal on siis 3-käiguline õhtusöök. Aga kui tegemist on sellise sportliku kingitusega, nagu minu tänane kingitus, kas selleks peaks kuidagi ettevalmistunud olema või saab koha peal vajaliku õpetuse? Koha peal õpetatakse välja, tehakse koolitus nii lumepargis kui ka siis seiklusparkides kui ka langevarjuhüpete puhul. Ükski neist ei eelda sellist sportlikku võimekust, et tegelikult need kingitused sobivad kõigile, iga keskmises füüsilises vormis inimene saab hakkama. Kõige kiiremini leiab meid internetist aadressil kingitus.ee, kus saab siis osta kõiki meie elamusi. Saab valida, kas te soovite seda saada kohe kätte failina meilile või soovite tellida endale koju või kulleriga näiteks või siis soovite saada kätte meie kingipoest. Meie kingipoed asuvad Tallinnas Viru keskuses, Rocca al Mare keskuses, Kristiine keskuses ja Ülemiste keskuses ja Tartus oleme me Lõunakeskuses. Lisaks võib osa meie elamusi leida ka lillepoest Jardin, kus on siis meie küstakud. Võib meid leida ka suurematest Maximatest. Väga mõnus esimene lumelauatrenn on selja taga. Nagu kuulda, siis ma hingeldan veel natukene. Tõesti väga tõhus trenn oli. Lumelauaga sõitmist ma veel päriselt selgeks ei saanud, aga kindlasti tulen veel. Aga nüüd ongi aeg minna tubasemate teemadega edasi. Mustamäel on juba 3 kuud olnud avatud uus elamusspa. Siiani jõudnud uudistama tuhandeid inimesi juba nii Mustamäelt kui ka kaugemalt ja tulime nüüd meiegi vaatama, et mida see 21 saunaga spa-kompleks endast kujutab. Kuidas on teie spa-keskusel esimesel avamiskuul läinud? Meie spa-keskusel on esimesel avamiskuudel väga hästi läinud. Meil on nii palju toredaid külalisi ja meil on juba välja kujunenud ka meie omad püsikliendid, mille üle meil on väga suur rõõm. Meil on 3 erinevat tüüpi pääsmeid. Üks grupp, kes tuleb ainult ujuma, et saavad soetada meie ujulapääsme. Siis samuti on meil olemas ka elamusspaala,
kus tullakse nii perega kui lihtsalt lõõgastuma. Mis on teie spaas sellist, mida mujal ei ole? Meie spaas esiteks on ülilahe mudasaun. Lisaks on meil vihtlemise võimalus, saab kohe pealt soetada ka tammevihtasid ning erinevad vahvad saunarituaalid. Meil on väga lähedad saunavanad, kes aitavad ka sellele kaasa. Oleme väga peresõbralikud. Lastele kuni 5 eluaastat kaasa arvatud on sissepääs Mustamäe elamuspaasse tasuta. Meil asuvad spa-alal ka 2 eraldi sünnipäevaruumi. Üks on mõeldud just laste sünnipäeva pidamisteks ning teine, kus siis pääsevad ainult täiskasvanud, et selles ruumis saab pidada nii sünnipäevi kui ka seminare või muid vahvaid üritusi. Lisaks kõigele muule oleme ka Spa 21 areaali hoidnud avatuna reedeti ja laupäeviti kuni kella 2 öösel. Meil on koha peal DJ-d, artistid. Siin on hästi mõnus, temperatuur ei ole liiga intensiivne, 60 kraadi ning niiskus on 45 kraadi. Ja selles saunas toimub meil ka šeavi rituaal. See on niisugune mõnus hoolitsus. Kui sina sooviksid oma kaaslasega koos tulla nautima seda luksuslikku spaad 21+, siis mine meie Facebooki lehele ja seal toimub loosimine. Aga meie hakkame nüüd hoopis savist voolima. Mina hakkan tegema taaskord midagi väga lõõgastavat ja meditatiivset. Nimelt ma asun savist voolima tassi. Selline mõnus oma mõtetes olemine. Et sa tuled, sa saad oma argimured natuke kõrvale jätta, tegeleda selle saviga, mudida seda siis või rullida lehe ja siis hakkad seda oma eset tegema. Ja siis sa oled oma mõtetega selle asja juures, vaatad, kuidas see seal areneb ja toimib. Ja siis nagu selline hea lõõgastav emotsioon ja sa jõuad selle asja kohe valmis ju eseme lõplikuks muidugi valmimiseks kulub siis natuke rohkem aega, et see glasuurimine on eraldi protsess. Töötoad on meil 2-3 korda nädalas, kuidas siis grupid kokku saavad. Aga selleks, et üks asi valmis saaks, tuleks käia vähemalt 2 korral. Et siis esimesel korral valmistame, siis ta kuivab, läheb ette põletusse ja siis teisel korral tuleks glasuurida, siis ta läheb uuesti glasuuripõletusse. Käivad meil täitsa erinevas vanuses 4-aastasest kuni 70-ni ja palju käiakse ka sünnipäevagruppidega. Et pereringis niimoodi tehakse oma pereüritusi ja siis on ju ka hästi erinevas vanuses inimesi ja siis ongi nendel ka tore koos niimoodi aega veeta ja lõppude lõpuks on siis ka mitte ainult sünnipäevalapsel kingitus, vaid ka kõigil teistel on peo lõpuks kingitus. Firmaüritused on täiesti ka populaarsust kogumas. Käiakse meeskonnatöö raames, et oma meeskonnatöö üritusi natukene erilisemaks ja huvitavamaks muuta. Saada ka sealt selline loominguline emotsioon. Ja on võimalus ka seda meeskonnatööd nii teha huvitavamaks, et meie tuleme hoopis sinna meeskonna või firma üritusele ise ka kohale, kui on vajadus. Kui on selline suurem grupp või et kõik ei saa kohale tuua. Väga mõnus savi voolimise töötuba on selja taga, käed on mõnusalt savised. Läheme vaatame, mis me täna veel leiame. Ja nüüd edasi hoopis vaimsemate teemadega. Nimelt oleme me leidnud Viimsist ühe väga toreda, helge, heledavärvilise pesa, kus praktiseeritakse joogat ja tehakse muud põnevat.
Siin toimub hästi palju sellist, mis mind ennast huvitab või mind ennast kõnetab. Eelkõige siis regulaarselt joogatunnid suurtele, väikestele, ka beebiootajatele. Erinevaid stiile on meil ka, et kuna jooga küll eesmärk on üks ühendada sind iseendaga või oma sellise päris olemusega, mis muidu võib-olla igapäevaelus natukene läheb kaotsi, sest nii palju infot on, igasuguseid asju toimub. Ja siis jooga on selline praktika, kus sa saad oma mõtted välja lülitada ja natukene kuulata, mis päriselt su sees toimub. Algselt me ootasime siia kogukonna inimesi, aga ma olen aru saanud, et kogukond kui selline on palju laiem. Et see ei pea ainult selline asukohapõhine olema, et ei pea ainult Viimsi inimesed olema. Meil käib päris palju inimesi linnast, sest väga kaugel linn ei ole. Ja et see ongi, miks see saal sündis, oligi sellepärast, et mind ennast hästi paljud asjad, praktikad huvitavad. Ja ma tahtsingi sellist kohta, kuhu ma saan ise kõike seda, mis mind huvitab, kokku tuua. Ja siin on näiteks üks hari on inspiratsiooniõhtud, kuhu me siis kutsume huvitavad, inspireerivad inimesed, kes on kuidagi endaga või leidnud enda sellise tee, mis neile väga meeldib. Ja nad tulevad siia ja meie saame esitada neile küsimusi. Ja kui nad on muusikud, mis nad näiteks Lea Dalili-Joon on meil käinud, Mikk Pedaja on tulemas, siis nad ka natuke teevad oma muusikat sinna vahele. Aga lisaks inspiratsiooniõhtutele on meil siin näiteks vabastava hingamise tunde või ka kursuseid vahel. Meil on siin life coachi töötuba, mis on praegu hästi selline aktuaalne. Meil on helirännakuid, mis on hästi hea variant, kui inimene tahab võib-olla natukene sellist vaimsemat külge endast avastada, aga võib-olla ei tea päris täpselt, kas jooga on see õige. Kas siin laste jaoks ka midagi on? Ja et see on ka üks minu suur kirg, võib öelda, on lastele selliste tundide pakkumine, kus nad saavad ka õppida keskenduma ja sellist meelerahu treenima iseendas. Niimoodi rahulainel läheme nüüd väikesele reklaamipausile ja kui me sealt tagasi tuleme, siis ootab meid jälle väga palju põnevaid asju ees. Kullasära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Nüüd aga räägime tänulikkusest ja tutvume ühe väga lihtsa praktikaga, kuidas iga päev natukese haaval oma elu päikeselisemaks muuta. Minulugu märkmikud teeb eriliseks just see, et need said loodud puhtast suurest südamesoovist teha inimeste jaoks midagi head ära. Ja miks? Sest mina isiklikult näiteks olen olnud 10 aastat õhutusalane lektor ja kus ma näen, kus just need psühholoogilised töökeskkonna tingimused mängivad väga palju rolli ja kes meil ju töötavad igal töökohal, on kõik meid ümbritsevad inimesed. Ja kui meie inimesed on vaimselt terved, nad näevad elus häid asju, positiivseid momente, keskenduvad nendel igal päeval, on nende pereelu parem, on nende sõprade suhted paremad, on tööandjaga suhted paremad, on kolleegide vahelised suhted paremad. No näiteks võibki tuua sellise eellugu, et kuidas seda täita ja hommikul keskendudki täpselt sellele, mis sul täna hästi on. Et esiteks päike paistab võib-olla, et lapsed tervena läksid kooli, ei olnud gripis täna, et see on tegelikult suur võit. Ja samas, mis sa tahad täna ära teha ja siinkohal me ei tohigi ära unustada seda, et peale tööelu on meil ka eraelu. Võib-olla me ei ole helistanud mõnele omal väga heale tuttavale viimased 6 aega või 2 kuud ja nüüd me võiksime temaga suhelda. Et helistan talle ja õhtul võtad oma päeva kokku, vaatad, mis läks hästi ja saadki enda päeva emotsiooni siin kirja panna, tõmbad ringi ümber ja siis sa saad võib-olla poole aasta pärast tagasi vaadata, kuidas sa ennast tundsid viimased pool aastat, et kas sul olid ikkagi natuke mossis näod, kui pigem sellised rõõmsad näod, et millal sa keskenduma peaksid. Praegu on nad meil e-poes müügil minulugu.eu, siis on Apollo raamatukauplustes ja siis ka tulevad veel Rahvaraamatusse.
siin ongi, et erinevad, et me just nagu keskendume praegu ka ettevõtetele rohkem, just ettevõtete koolitused, et viime nagu meeskonnas läbi. Ja hästi tore on just näha, et meeskonnas on muutused, et mõtleme nagu kui üks. Ja just nagu kõige huvitav on see, muutused tulevad kõigepealt pereelus. Et kui pereelu ja väljaspool tööd saame asja korda, siis ka töö on inimesed palju produktiivsemad ja ei muretse nende asjade pärast, et mis kodus kõik juhtub. Ja me olemegi nagu teinud läbipõlemiskoolituse. Ja see on selline 2-kuuline ja koostööd päevikute abiga, et just, et me tahame, et inimesed iga päev natukenegi teeksid midagi selle jaoks, et enda nagu enestumine palju paremaks läheb. Ja siis me olemegi selle 2-kuulise programmi, kus me siis nagu aitame inimesi tugigruppidena. Ja siis iga päev natukene teeme selle raames, et asjad läheks edasi. Ja sellepärast ongi see päevikul täitmine on hästi-hästi oluline samm. Kas poleks mõnus teha oma kodule värskenduskuuri toast lahkumata? Ja nüüd me räägimegi ühe toreda e-poega, kust saab osta ilusaid koduaksessuaare ja mööblit. Milline on Snook sisustuse lugu? Juba lapsest saati on sisekujundus mulle suurt huvi pakkunud. Mäletan, kuidas aeg-ajalt ikka ja jälle sai oma toas mööbel ja sisustus täiesti ümber tõstetud ja mäletan seda, kui nauditav oli see lõpptulemus. Sellest samast heast tundest on sündinud ka Snook sisustuspood. Snook pärineb inglise keelest ja tähendab sõna, millega saab iseloomustada ühte mõnusat ja hubast kodu. Meid inspireerivad helged Skandinaavia kodud ja oma e-poes müüme samuti vaid Skandinaavia kodusisustust. Tegelikult on meid ümbritseval meie heaolule ja elukvaliteedile suurem mõju, kui oskame arvata. Ja aeg-ajalt on just hea üle vaadata oma kodusisustus ja luua rõõmupakkuvaid muutusi. Olgu selleks uus dekoratiivpadi, stiilne valgusti, pehme vaip või mõni mööbliese. Me usume, et hea disain teeb õnnelikuks ja valides oma koju asjad, millest tunned tõelist rõõmu, võib olla kindel, et kodu ei lähe moest ka aastate pärast. Meie e-poe valikus on üle 1000 toote erinevatelt Skandinaavia brändidelt, sealhulgas mööbel, valgustid ja sisustusaksessuaarid, et luua hea tundega ja hubane kodu. Kuidas käib tellimine ja millal kauba kätte saab? E-poest tellimine on lihtne ja mugav. Kõik üle 49 eurosed tellimused saadame tasuta koju. Laokaupadele kehtib tarne 1-3 päeva ja olenevalt mööblist võib olla tarne 2-4 nädalat. Nii et kui sindki paelub skandinaavialik sisekujundus, siis mine aga Snooki lehele vaatama. Aga meie räägime nüüd edasi hoopis teistel teemadel. Selleks, et elu nautida, peab ennekõike olema tervis korras. Aga kui kaal on ikka tugevalt rohkem, kui peaks olema, siis ei saa ka tervis korras olla. Ja nüüd räägimegi sellest, kuidas oma kaal saada kontrolli alla. Milline seis praegu eestlastel on tervisega ja kehakaaluga? Kuigi me näeme tänavapildis, et inimesed on rõõmsad, liiguvad ringi, oleme kevade ootuses, siis vaadates uuringuid, näiteks Tervise Arengu Instituudi uuring aastast 2016 näitab, et Eestis on 52% elanikkonnast ülekaalulised või rasvunud. Eks see paneb mõtlema. Ja mida saab siis ära teha, et see olukord oleks teistsugune? Tervise Arengu Instituudi kodulehel on kalkulaator, kuhu saab sisestada enda andmed ja saab lasta kalkulaatoril kalkuleerida, kas kehamassiindeks on normis või ei ole normis. Ja kui see kehamassiindeks ei ole normis, siis milliseid lahendusi teie pakute? Meie konkreetselt pakume võimalust võtta oma kaalunumbris alla ainult varurasva arvelt 40 päevaga 8-15 kilo.
me oleme siin Eestis toimetanud 6 aastat ja meil on circa 10 000 klienti ja meie dieedipidajatel vanusepiirangut ei ole. Et ükskõik kui noor või kui vana inimene saab edukalt hakkama meie dieediga. Kust sina kuulsid kõigepealt doktor Simeonsi dieedi kohta? No mul on paar sõbrannat seda teinud. Üks sõbranna on läbinud nagu mina maavähendusoperatsiooni ja ta ütles, et ta ei tunne nälga. Seega mul on ootused väga kõrged, sest ma tegelikult ka nagu ei saa väga palju süüa ja ma pigem söön nagu mitu korda päevas ja vähem. Seega ma arvan, et äkki on okei, et ma ei tunnegi näljatunnet. Millised sinu ootused, lootused ja plaanid seoses selle dieediga on? No ikka suured nagu ma ise, et sünnikaalu tagasi. No ilmselt jah, sünnikaalu ma ei võta ennast, aga kuna tegelikult mul ei ole üldse oluline, nagu palju ma kaalun, siis ma ei tea, ma vist lihtsalt peaksin panema nagu mingisuguse numbri endale eesmärgiks. Ja nüüd ma panen suvalt 8, vaatame, mis saab. Ma tahan teha esialgu seda lühemat varianti, et vist 23 päeva ja siis 3 nädalat on see nii-öelda hoidmisperiood. Ma kajastan lõpus lõpptulemust blogis marimel.eu, aga ma arvan, et Instagramis ma hoian igapäevaselt äkki, siis hakkan kaalupilti panema iga hommik. Mul on konsultant, kelle poole ma saan alati pöörduda, kui mul tekib küsimus mingisuguse toiduaine kohta, et kas on lubatud või ei. Kui sina sooviksid koos Mari-Leenuga hakata võidukaalu kaotama, siis selleks on praegu väga hea võimalus. Nimelt doktor Simeonsi lehel on standardpaketile 15% soodustus, kasutades sooduskoodi Naudime elu 15. Ja nüüd me räägime sellest, kuidas oma ökoloogiline jalajälg muuta mõne väikse lihtsa valikuga palju väiksemaks. Esimese lapsega 8 aastat tagasi ma ei olnud mitte midagi kuulnud neist ja kasutasin ühekordseid ja siis, kui oli hetk, et nüüd oleks vaja potil hakata käima, siis see läks väga vaevaliselt ja siis ma hakkasin mõtlema, et oleks äkki pidanud midagi teistmoodi tegema. Ja siis kohe tuli mul ka teine laps ja siis koduse emana oli mul pikalt aega öösiti internetis istuda, siis ma leidsingi välismaistelt lehtedelt sellised toredad asjad. Hakkasin teise lapsega kasutama, siis vaatasin, et Eestis üldse nagu selliseid asju ei müüda. Mõtlesin, et võiks hakata siis ka maale tooma ühtlasi. Mille poolest need siis paremad on? Tegelikult on palju põhjuseid, aga 3 peamist põhjust on, et üks on lapse tervis, siis keskkond ja rahakott. Et just hiljuti Prantsusmaa terviseagentuur just tõi välja, et kui palju ühekordsetes mähkmetes võib olla neid ohtlikke aineid lapsele. Keegi kindlasti ei taha, et laps puutuks kokku kogu aeg mingite ohtlike ainetega. Kui ühekordseid mähkmeid võib vaja minna kuni 6000 ühe lapse kohta, siis riidesmähkmetega saab hakkama 20-30 mähet terve mähkmeea peale. Ja rahakott, et ostad oma 30 mähet ära ja rohkem ei peagi kunagi mähkmeid ostma. Et viskamegi pesumasinasse prügikasti asemel mähkme, pärast võtame selle välja, paneme kuivama ja uuesti jalga, et see ei ole midagi keerulist. Hetkel on mul e-pood, kus on siis kogu valik on kohe olemas ja saab tulla ka koha peale Tallinnasse Kalamajja tutvuma, ostma, kätte saama asju. Paljud emad, kes nüüd on hakanud oma lapsega kasutama riides mähkmeid, on avastanud enda jaoks ka riides hügieenisidemed, mis on tehtud samasugustest materjalidest ja nad on siis ka alternatiiv ühekordsetele toodetele ja lisaks veel ka meigieemalduspadjad riidest kordukasutatavad, et ei pea iga kuu ostma endale ühekordseid meigipatju, et kui iga päev kuskil 2 patja kasutada, läheb üle 700 padja aastas, et piisab täiesti 10 riidespadjast, mida saab pesta ja uuesti kasutada kuni 10 aastat. Kui sind hakkasid korduvkasutatavad mähkmed huvitama, siis kuni märtsi lõpuni on mähkmed.eu lehel 10% soodustus kõikidele toodetele, kasutades koodi Naudime elu. Aga meie tõmbame tänase saate otsad kokku, väga tore, et sa meid vaatasid ja kohtume jälle nädala aja pärast.